Welcome back to my channel, issand, ma olen mingi kassikarvu täis. Aga kui te näete mu taha siia, siis mul on terve hunnik pappkarpe sellepärast. Bye. Et Lampsur Makeup saatis mulle uue vaniti laua. Ja siis ma panengi selle kokku ja ma saan lõpuks oma meigid ära organiseerida. Mul on reaalselt praegu meigitooteid aknalaual, laua peal, riiulites, suures toas ja mul ei ole ühte kindlat kohta, kus hoida kõiki oma asju. Ja siis ma mõtlesingi, et ma näitan teile, kuidas ma lahti selle teen ja kokku pakin ja siis pärast, kui see on valmis pandud, siis ma teen teile väikse vanity tuuri ehk siis mis on minu meigisahtlis ja värki-särki ja milline see välja näeb. I am so excited, mul on mu cup of tea ja this is gonna take hours, garanteeritud, aga nii, ma olen umbes ära numbrite järgi, tähendab mitte umbes, aga väga detailselt numbrite järgi ära sorteerinud, mis on mis kuhu läheb. Siin on ka väike siuke showroom. Esimesed kruvid ja need väiksed puidust tõmbid olen sinna sisse juba pannud. Ütleme nii, et kuigi websaidil on kirjas, et see on lihtne kokkupanek ja pole probleemi, siis ma julgen vastu väita sellepärast, et see guide, mille järgi seda teha, on nii fucked up. Reaalselt sa ei tea, mis pidi asju panna. Ja siis sa avastad, et oi, siin oli hoopis üks samm vahel, mida isegi polnud märgitud selle paberi peal. Nii et varu kõvasti aega, kui sa selle laua ostad see kokkupanemiseks. Ma näen, et sellest tuleb nagu imeilus laud. Tõsiselt tuleb. Aga see on lihtsalt nii absurdselt ajuvabalt tehtud guide. Asi on seal maal, et ma ei ole ikka veel jõudnud süüa. Ja ma olen tund aega mässanud nende hingedega, mis sahtlid liigutavad, sellepärast, et kui ma saan selle laua külge kinni, siis ei ole ühtegi auku vaba, mis ühenduks sahtli külge. Ma tõmbasin oma näpu selle käigus veriseks ja need instructionsid on ausalt nagu, need on nagu inimese poolt kirjutatud, kellel on 2 ajurakku. Ja ma palusin, et Marta mulle appi tuleks, sellepärast, et mul on siuke tunne, et ma viskan selle laua kohe aknast alla. Aga ma näen juba seda lõpulauda ja seda lõpupilti oma ajus nii selgelt, et mul ei ole vahet, kus aeg võtab, ma lihtsalt tahan siit fucking valmis saaks juba. Ja ma näitan, millega probleem. Nii, suur osa lauast on kokku pandud. Siuke ta hetkel välja näeb. Siia tuleb peale veel klaas. Ja ma ei tea, kas see on nüüd kohe järgmine asi, mis siia klaasina peale tuleb või midagi veel. Ja siis on riiulid. See on see prügihunnik, millega ma... Seal on mu praegune nii-öelda filmimisnurk. Ma mõtlen, kas ma tõstan selle siia ümber ja jätangi siia. Et siis on siuke nagu taust. Maybe, I don't know. Need asjad on veel alles, mis on vaja ära panna. Nii et tegelikult tööd on ikka päris palju veel. Ja selle väljaviimine, no ma ei tea, kes seda teeb. Martin! Ma võin nii palju ka selle laua kohta öelda, et see laud reaalselt ei liigu paigast ja selle lauaga ei juhtu nagu mitte midagi ei pea põdema, et see võbiseb, sest see on nii securely kinni pandud. Et nagu siin ükski raam ei värise ka nagu. Et see on ka võib-olla mõjutav faktor selle veidi kõrgema hinna suhtes. Et see on tõesti siuke laud, mis sul püsib lihtsalt aastaid. Aga ma arvan, et ma pean ühe lõunapausi enne tegema. Kell on 14:46 ja siis tulen tagasi selle lauakese juurde. Oh my god, can we believe it? Möödas viimati, kui te mind nägite seda lauda kokku panemas, sellest on möödas mingi 2 nädalat. Ma sain lõpuks tehtud. Vaata, ma rääkisin, see on nii raske kokku panna ja et mina ei saa sellega... Excuse me, hakkama. Et tuleb välja, et ma olen lihtsalt ise natuke loll ja tegelikult need 3 sahtlit läksid umbes sama kiiresti paika kui need 6 ja veel peale.
see segadus on kõik muu nii-öelda puutumata PR või muud hooldustooted, siin need riided, mis olid PR-kastis, mis ma pean kõik siia panema. Ma 3 sahtlit juba otseselt ei täitnud ära, aga ei, tegelikult. You ain't gonna see it. Ma näitan mitte kaugemalt. See laud ei jää selle koha peale. Oh, she's a beauty. Oh, she is a beauty. Wow. Mul oli siuke väike nurk enne nii-öelda mu meigilauaks, küüned, don't look, täna teen korda. Siuke väike nurk selle jaoks, et oleks nagu ilus taust või siuke neutraalne taust. Aga suvi hakkab tulema või kevad õigemini. Ma feelin nagu seal ei ole piisavalt siukest mõnusat valgust. Siis ma mõtlesin, ma tõstan selle laua siia tagasi. Siin oli kunagi mul see laud siin. Aga I don't know yet. Ma arvan, et see läheb ikkagi siia. Äkki. Samas see on, ma ei tea. Või panen siia seina. See on midagi uut ja põnevat. Ja ma panen siia seina. Hello. See video on reaalselt long time coming. Finally siin. Misti magab. Mul on tagamustus. Tähendab, isegi ei ole paar riideset maas. Aga sellest hoolimata tahaksin rääkida oma vanity lauast ja ma näitan teile, kuidas ma organiseerin oma meigiasju, üldse näohooldusasju, mis mul siin kõik on. Suur aitäh Lamps for Makeupile, et nad mulle selle lauast saatsid. See video ongi sponsoreeritud nende poolt. Ma eeldan, et ma saan ka mingi sooduskoodi. Koodi ma panen siis descriptionisse või kui ma editimise ajal saan selle teada, siis ma panen selle kuskile siia. Aga jaa. Esimesed klipid, mida te näete, on reaalselt mina freaking out, sest ma ei saanud seda lauda kuidagi kokku pandud. See oli nii raske ja ma olin alla andmas. Ma mõtlesin, et mul on mingi crap saadetud, aga tuli välja, et ma lihtsalt ise ei olnud nii kõige osavam. Ja lõpuks kokku ta mul sai pandud, kõik toimib ilusti. Ja ilma pikema jutuajamiseta let's get right into this. Nii, ja siin mu kaua valminud kaunike ongi. See on siis minu vanity nurk. Laua panin kokku põhimõtteliselt täiesti ise. Martin veidi aitas, sest mu käed olid villis. Samuti mainiks see, et nii peegel kui lambid ja see pisike selfie light ka. Ja koos lauaga muidugi kõik on Lamps for Makeupi poolt. Suur aitäh neile. Hakkame rääkima sellest siis, mis mul sahtlites on. Esimene sahtel on mu Fake Tan'i sahtel. See midagi jubedalt häirib siin. Sahtlid käivad lihtsalt lahti. Need 3 pealmist on siis klaassahtlid. Ehk siis kõik on läbi näha, mis sa siia paned. Ma olen üritanud teha selle siukseks tumedad asjad, mida ma kasutan pidevamalt. Mul lemmik näohooldus, millest ma ka varsti räägin pikemalt. Ja siis Fake Tan'i sahtel. Siin leidub siis Saint Moritzit, Vita Liberata. Hästi palju küsitakse, milliseid Fake Tan'e ma kasutan. Ma kasutan väga paljuid. See on siis, kui ma tahan tõesti tumedamat tanni, sest see on ekstra tark. See on siuke naturaalne ja see on mõnusa rohelise või nagu oliivikumaga. See siin. Seda ma veel pole kasutanud, täna panen peale. See on mediums and dark. Need on siis pikemaajalised, ise pruunistavad, mis tulevad kreemina välja ja neil ei ole guide colorit. Siis on Vita Liberatalt on Body Blur, see teeb ka naha veits tumedamaks, kui peale paned. Ja blurrib ära ja teeb siukse mõnusas sädeluse. Siis mul on veel üks High Glow sädelus. Misti otsustas ennast pesema hakata. Mul on 2 kinnast. Hetkel kasutan seda Vita Liberata oma, aga mul on ka muidu Doll Beauty oma, nagu näha, see on väga must. Siis mu lemmik skincare siin. Ma väga palju praegu ei peatu, sest et sellest tuleb eraldi Instagramis pikemalt juttu, aga mul on väga problemaatiline nägu hetkel. Ma tahtsin skin näonahk. Ja see Korea bränd tõesti on väga aidanud. Siis edasi liigume siia.
Siin on mul juuksesprei, wash and blow, kuiv šampoon. Seda ma kasutan kulmude jaoks, Vaha Jungle Feveri oma. Tohu ja teeth whitening kit, minu oma, Marteni oma ja siis ekstra. Siin ma hoian oma pintsleid, mis on kõik nagu nii mustad ja pesemata. They need a good scrub. Ülinunnu fake põjengid on mu lemmiklilled, fake põjengide kimp. Sõbrannalt eelmiseks sünnipäevaks. See on natukene kuidagi nagu eriti nukker siin. Vatti ma pean hoidma niimoodi, muidu ma lihtsalt unustan kasutada. Siis mu väike kristallike. Tegelikult see peaks voodi kõrval olema, sest sa aitab magada ka. Aga sobib väga hästi sinna. Minipeegel, kui ma tahan nagu lähemalt midagi vaadata. Ja let's have a look in these drawers next. Esimene sahtel, siis selle klaassahtli alt on igapäeva nahahooldus või asjad, mida iga päev läheb vaja. Marteni Vaha habemepalsam, Micelarveed, Marteni näokreem, Olap läks mu juustele, see on rohi, see on Vitaliberata ise pruunistavad siuksed tropperid, paned kreemiga segad kokku, siis Elisabeth Ardeni kreem, taga on silmakreem, CBD oma Just Hempist ja siis nende näos seerum. Siin on Elisabeth Ardeni 8 Hour kreem, see on huultele mega hea. See Nixoderm on kuskilt Amazonist tellitud ja see on mega hea ja aitab kuivatada kõik punnid ära lihtsalt. Love it. Siis Alia Skinni näokreem, näoseerumid, Marteni mingi aerollerid, ripsmiseerum. See on ühesõnaga siuke quick, easy, everyday makeup, everyday skincare sahtel. Kui tuled istud siia peale pesu, siis vaatad sinna. Järgmine sahtel on natukene segasuma suvile. See peaks olema nagu eraldatud mu küünesjad. Aga siia on sattunud ka juukseasju, mis tõesti mujal ei mahu. Erinevad juuksetooted, kuumakaitsed, higipulgad. Ühesõnaga igapäeva juuksehooldus, igapäeva higipulga valik ja siis küüneasjad juhtusid kõik ühte sahtlisse. Siis see viimane sahtel siin sisaldab reaalselt asju, mida ma ei ole jõudnud veel kasutada. Siin on juukseõlisi, näoldusasju, kehakreeme, SPF, erinevaid maske, spreisi. Mul on veel igast maski, terve see kotike on Destrate täis. See on sahtel, kust ma lähen siis asju vaatama, kui mul teised asjad eest otsa saavad. Ma lihtsalt ei jõua kasutada korraga nii palju, ma niigi. See sahtel ei läinud enne kinni, ma olen nii palju andnud ära ja tühjendanud, et need on lihtsalt asjad, mida ma arvan, et ma tahan ise proovida. Edasi, siis mul on Norbeckit prügikast. Siit edasi, siit poolt esimene sahtel või tegelikult tehniliselt siis teine on mu igapäeva meigiasjad. See on suht sassis, sest et see on mu igapäeva sahtel. Siin on mu igapäeva fixing spray, see on üks mu lemmikuid. Mul on 2 erinevat primerit siin. Nixi oma pooride jaoks. Ja see niisutab ja teeb ülimõnusaks naha. Erinevad silmatilgad, sest mu silmad on kogu aeg kuivad ja valusad ja punased. Läätsed, käärid, concealerid, ripsmedush. No siit leiab kõike. Siin on puudrid, bronzerid, highlighterid. 3 igapäeva jumestuskreemi. Nixi Solar Control Pro oli see jumestuskreem, mis mul oli siis peal, kui ma Madison Beeri Vogue tutoriali järgi tegin endal näo põhja. Need 3 on mu lemmikud ja nagu näha, siin on 3 erineva jumestusetapi jaoks. Et kui mul on väga hele, siis ma kasutan seda Oriflame'i oma. Hetkel ma kasutan Nixi oma ja kui mul on Fake Tan, siis Bobbi Brown. Siin on igast kulmuasjad. Mul tegelikult peaks nagu reaalselt meigi jaoks olema veel sahtleid, sest mul on meiki nagu nähes seal. Mul on kõik need
väiksed karbikesed on meike asju täis. Aga nii-öelda siuksed enamjaolt suuremad asjad ma olen siia ära pannud. Hello varvas. Siin on bronzereid, siin on Honeydew ja primer, seda ma kasutasin ka seal videos. Puudreid, jumestuskreeme, terve hunnik siin taga, pluss nagu seal. Siis eyeshadow paletid, erinevad, siin on highlighterid, see on üliilus. I gotta show you. Ärge mu küüsi vaadake, ma üritasin teha seda viral trendi, it didn't work out. Aga how pretty is this? Gorgeous. Glitteriliim, erinevad glitterid. Siin on reaalselt kõike, sest mul ei ole asjadele kohta otseselt ja nagu sellest vanitilauast mulle ei piisa kahjuks. Ja siis kõige viimane on juhuks, kui ma teen meike ja ma tahan pliiatseid vahepeal puhastada, siis ma hõõrun nad siia sisse. Siin on juuksepikendusi, antibakteriaalsed meigipuhastusspreid, siin on kõik mu käsnad, värgid, särgid, seep, spuulid, kitkujad. Siin on extra fixing spraysi 2 tükki. Siin on siuke äge asi, kus peal ma saan foundationeid kokku segada, nagu näha, seda on kasutatud. Ja siis kõik mu huuleasjad, mida ei ole palju. Taaskord, mul tegelikult ei ole üldse palju meiki. Ülipaljud arvavad, et mul on reaalselt ulmelised kogused meiki ja tegelikult võib-olla isegi oleks, kui ma ei annaks kogu aeg asju ära. Mulle saadetakse nii palju asju. Ma olen nii tänulik, aga tihtipeale asjad on kas liiga lõhnastatud või pole minu nahatoonile sobivad. Ja siis ma ei näe mõtet endale hoida, ma ei kasuta ära 20 erinevat näomaski, et loogiline, et siis läheb kasutusele pereliikmetele ja sõpradele. Aga jaa, see on mu väike vanitinurk, siin on muid asju ka muidugi, siin on kõrval siuke eraldi riiul ka veel, kus mul on nagu kõike. Ja see on minu väike siuke nurk, kus ma siis filmin, meigin, chillin, vaatan YouTube'i videoid, teen meiki, seda ma juba ütlesin. Ja minu siuke girly nurk ühesõnaga, kuigi Martin veedab ka siin päris suure osa ajast. Aga jaa, ma eeldan, et sellele lauale ikkagi on sooduskood. Sellel on ülinunnud kristallsed nupud, millest sa tõmbad. Ja see on nii ilus valge ja kõik see läheb nii hästi kokku. See valge peegel, valget lambid, valge laud. Mulle tegelikult alguses see klaas pealmine osa laual ei meeldinud. Ma mõtlesin nagu, siit paistab läbi ja siit on reaalselt läbi näha, kui mul on mingi, ma ei tea. Ma arvasin, mul ei ole midagi ilusat siia panna, aga sai päris okeilt kokku pandud. Ja et ei ole hullu midagi. Siia võib veel lehteid panna, ma ei tea, osad inimesed koguvad neid fashion bookse ja mingi Diori puugid või Chanel'i raamatud siis, mitte puugid. Issand jumal, et neid saab siia panna. Ja kui ma leian sooduskoodi, ma panen sooduskoodi alla. Kindlasti peaks olema või siis neil on hetkel soodukad toimimas. Aga ma panen eraldi veel lampide, peegli ja laualingid ka alla ja siis sooduskoodi kui leian. Ja selline see ongi, mul tegelikult ei ole mitte midagi. Ma arvan, ma tegelikult tahaks teha video, kus ma ostan veel ühe sükse sahtli uniti ja erinevaid organisereid ja ma reaalselt panen kõik nii ilusti paika ära, kus mis on, sest et mul praegu juba on natuke rohkem kui enne, mul enne oli kõik laiali lihtsalt. Ja see laud tõesti oli suureks abiks. Nii et kui teil on ka siukseid probleeme, et ei tea, et kuhu asju paigutada, sest asju on liiga palju, siis kindlasti vaadake see laud üle, samuti kui te vaatate mu prillid, need on täiega nunnud. Pop Optica, thank you. Ma neist räägin ka Instagramis, ma arvan rohkem, aga tuleb välja, et ma olen vana inimene ja mul on pluss prille vaja ja sellepärast mu silmad näevadki nii nunnud ja suured siin taga praegu välja. Igatahes, Misti? Got anything to say? Misti? Ciao!
igatahes aitäh vaatamast ja ärge unustage panna like, panna subscribe ja näeme järgmises videos.